Kontseptsiooni lääne allakäigu juured ulatuvad vähemalt 19. sajandisse, mil 1806. aastal sündinud Vene mõtleja Stepan Ševorjov kujundas seda kui vastandust Venemaa vaimsele puhtusele. See ideoloogiline klišee on elanud üle Vene impeeriumi languse, bolševike revolutsiooni, Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ning Putini ajal loodud põlvedelt tõusva suurriigi fantaasiad. Lääs on selle aja jooksul justkui lakkamatult mädanenud, kuid kummalisel kombel siiski elujõuline innovatsioonis, teaduses, majanduses ja inimõigustes. Paradoksaalselt on sama narratiivi kandjad Vene poliitiline ja majanduslik eliit viimastel aastakümnetel ise just nimelt lääne suunal rännanud. Nende lapsed õpivad sealsetes ülikoolides, rahad on lääne pankades, luksuskodud Londonis, Nizzas ja Šveitsis. Isegi kui lääs väidetavalt laguneb moraalselt ja kultuuriliselt, on see endiselt piisavalt atraktiivne, et olla Vene oligarhide varuplaan. Lääne mandumine on saanud omamoodi Vene ideoloogilise masinavärgi kaubamärgiks. Oma rahvale jutlustatakse lääne allakäiku, samal ajal kui isiklikud huvid on seotud täpselt selle mädanenud maailmaga. Seega EKRE ja Orban teksavad oma rahvale ajudesse 180 aastast venelaste müüti.